Siin on head uudised. Kui sa tänapäeval ründad naispolitseinikke, pääsed sa puhtalt. Aga siin on üks aga. Ainult siis, kui sa kuulud islamiusku. Mis tähendab, et sind kaitstakse põhimõtteliselt kõige eest, sest sa võid lihtsalt karjuda, et tegu on rassismiga. Ja see ongi sõna-sõnalt täpne lugu, mida ma täna teiega jagan. Ja hoiatus või mis iganes hoiatus, pildid võivad olla natuke šokeerivad, sest te näete, kuidas 2 täiskasvanud meest ründavad naispolitseinikku. Ja see lugu ei lõpe lihtsalt sellega, et õiglus võidutseb ja nad pannakse igaveseks vangi selle teo eest. Ei, sa arvasid õigesti. Keir Starmeri ajal Ühendkuningriigis neil meestel pole tegelikult isegi mingit pahandust. Vaatame salvestist ja analüüsime kõike, mis toimub. Ja tead mis? Ma arvan, et me alustame tegelikult selle klipiga, sest see klipp ajas mind tõesti vihaseks. Jällegi, me vaatame üle kogu salvestise sellest, mis tegelikult juhtus selles juhtumis, sest sa ilmselt ei näe seda, aga vaatame lihtsalt seda. Ma tahan politseinike suhtes viivitamatut tegutsemist. Kõigilt, kes olid seotud Manchesteri lennujaama juhtumiga. Kõigilt neist. Neid arreteeritaks, peatatakse ametist, kohtu alla antaks ja vangistatakse kohe. Igaüks neist politseinikest tuleb kohe arreteerida. Kui ei, siis läheme üle plaanile B ja te näete suuri proteste. Ma luban teile, protestid, mida te pole kunagi varem näinud. Vabandust. Nagu ma ütlesin, vaatame kohe salvestist, kus need 2 islamistlikku jõhkardit ründavad seda naist. Ja see tüüp ütleb seal, et see on politseivägivald. See on politseivägivald. Ja me hoolitseme selle eest, et kõik need politseinikud arreteeritakse, sest just seda nad teevadki. See ongi täpselt see, mida nad teevad. Nad süüdistavad teisi ja püüavad teha sellest midagi muud peale selle, mida nad ise tõeks peavad. Tere tulemast vastupanusse. Mina olen Meira ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et seda videot toetada ja meiega ühineda hullumeelsuse vastu võitlemisel, sest see Manchesteri lennujaama rünnaku lugu ajab mind tõsiselt vihaseks. Olgu, siin on see, mida üks patrioot kogu selle loo kohta ütles, sest nagu võite arvata, ei aja see vihaseks ainult mind, vaid ka paljusid teisi inimesi. Lihtsalt kiire märkus, ma just nägin uudiseid. Ja see on see, mida ma öelda tahan. Kuidas sa saad politsei naisel nina puruks lüüa? See kõik on kaamerasse jäädustatud, tal voolab verd mööda nägu alla, purskab ninast välja, eks. Kõik on kaamerasse jäädustatud. Kõik tema kolleegid näevad seda juhtumas, eks? Ja annavad talle korraliku jalaga, täiesti õigustatult, eks? Sa oled just sõna otseses mõttes naisele nina puruks löönud, eks? Nüüd, vandekohus saadetakse laiali. Vaata seda. See vandekohus ei suutnud pärast 19 tundi ja 48 minutit kestnud 5-nädalast kohtuprotsessi kumbagi süüdistatavat puudutavas küsimuses otsusele jõuda ning on nüüd vabastatud. Kohus koguneb uuesti 29. mail, et prokuratuur saaks teavitada kohut, kas menetlust jäkatakse. See oleks sobimatu, okei. Räägime sellest korraks, sest tundub, et vandekohus, kas sa märkasid, kes selles vandekohtus on, ei suutnud otsusele jõuda pärast seda, kui nad olid vaadanud seda salvestist, mida sina ja mina kohe vaatame. Ja mängime nüüd uut mängu, et oleme ise vandekohus. Vaatame, kas sina ja mina suudame aru saada, kes selles videos võib probleemiks olla. Aga kõigepealt kiire sõnum meie sponsoritelt. Ma tean, et sa oled märganud, et mu nahk näed imeline välja ja ausalt öeldes mul ei ole mingit kindlat rutiini. Mul on lihtsalt üks väike saladus. Ma hakkasin kasutama OneSkin OS1-i oma igapäevases rutiinis ja aja jooksul on mu nahk tõesti muutunud siledamaks ja tervemaks. Ja teie olete seda märganud. Mis teeb OneSkini eriliseks, on see, et see on loodud sihtima neid zombirakke. Vananevaid naharakke, mis lakkavad korralikult töötamast ja põhjustavad peeneid kortse ning tuhmust. Mitte, et ma vanaks jääksin. Tulemusi toetavad 4 eelretsenseeritud kliinilist uuringut, üle 10 000 viietärni arvustuse ning isegi Bloomberg tunnustas neid kui naha pikaajalisuse liidrit. Ja mul on nii hea meel, et nad on minu sponsorid.
Üle 10 aasta kestnud pikaealisuse uuringute tulemusena sündinud OneSkinny OS01 peptiid on tõestatult suunatud vananemise nähtavatele tunnustele, aidates sul saavutada oma kõige tervema naha nii praegu kui ka vananedes. Piiratud aja jooksul proovi OneSkinny tooteid 15% soodsamalt kasutades koodi MEIRA aadressil oneskin.ch/MEIRA. See on 15% soodustust aadressil oneskin.ch koodiga MEIRA. Pärast ostu sooritamist küsitakse sinult, kust sa neist kuulsid. Palun toeta saadet ja ütle, et mina sind saatsin. Jah, palun toeta saadet, sest me peame seda hullumeelset, õnnetut ja tasakaalutut lugu levitama, mis ajab mind närvi. Ja ma tean, ma ei peaks ropendama. Vabandust tema. Olgu kõik, kas olete valmis tegelikult salvestist vaatama, sest ma arvan, et peaksite ise järeldusele jõudma. Olgu, issand jumal, ma arvan, et sellest piisab otsuseks, me hakkame seda vaatama. See on see mees punases. Olgu. Vaatame järgi. Nii, tema siin. Ja tema see kollases olev mees. Okei, kas te näete seda? Nii, siin nad kõnnivad. Nüüd, nii palju kui ma aru saan, see on Apple. Jah, see on Apple. Ja siin on veel keegi. Neid on 2. Nad räägivad omavahel. See on kogu salvestis, nii palju kui ma aru saan. Olgu. Räägib kellegagi. Kas asi läheb tuliseks? Ma ei oska öelda. Tundub, et võib minna. Jah, ma arvasin, asi võib minna tuliseks. Oota, vaatame seda uuesti. Jällegi, pea meeles sisuhoiatus. Nad räägivad siin ühe politseinikuga, eks? Ja ilmselgelt ei ole nad rahul sellega, mis toimub. Tundub, et asi läheb veidi tuliseks. Ja siis pauh. Kas sa just nägid seda? Kas sa nägid, kuidas ta peaga lõi ja rusikaga virutas? Nüüd saame kohe teada, et tegemist on naisterahvaga. Olgu, siin nad siis arreteerivad need 2 jummi. Vaadake seda rünnakut. Vaata. Kas te näete seda? See on siis kehakaameral, eks. Vaatame korraks seda vaadet. Issand, see on lihtsalt täiesti hullumeelne. Salvestis on täiesti selge. Oi. Sa näed, et neid rünnatakse, eks? Sa näed seda. Kas sina? Üks hetk, kutid. See on lihtsalt hullumeelne. Okei, tõmbame selle veel suuremaks. Ma tahan, et te näeksite veelgi rohkem. Okei, nii et. Vaadake, mis siin juhtub. Te näete tüdrukut. Ta on naispolitseinik ja ta lihtsalt üritab teda tagasi tõmmata. Vaata seda. Kas nägid, kuidas teda viskas, lükkas ta põrandale? Vaata teda. Okei. Siin ta on. Samal ajal ma ei oskagi öelda. Ma pidin seda materjali 5 erinevat korda vaatama, sest seal on nii palju erinevaid nurki, mis lihtsalt tõestavad, mis toimub. Nagu just nemad ajasid olukorrad täiesti käest ära ja vaata teda. Okei. Tõsiselt, pole võimalik, et vandekohus vaatab seda videot. Seda videot ja ei näe, kuidas teda lihtsalt näkku rünnatakse. Vaata. Ta on siin, ta paneb talle käerauad, sest ta oli vägivaldne ja sa nägid enne tõendeid tema vägivallast. Siis näed seda meest vägivaldselt käitumas. Ta liitub, tuleb kambaga kallale ja ründab seda tüdrukut. Ta kukub põrandale, see on selge, see on näha, seda on lihtne märgata. Siin ei ole mingit keerukust ja siis sul on see salvestiseks. Tema veritseb ja nutab, eks ole. Sa tead, et see on tema. Sa nägid seda. See on selge nagu päev. Küsimusi pole. Sa nägid, kuidas nad enne vihaseks said. Peaga sellele inimesele lõid. Olgu. Sa näed, kuidas ta lamab põrandal, olles teadvuseta, kuna temast palju suurem mees lõi ta pikali. Samal ajal, kui tema ja ta sõber ründavad kõiki politseinikke. Olgu. Vard oli 1 3 politseinikust, kes saadeti eelmisel aastal juulis teise terminali hoonesse tegelema 2 vennaga seotud vahejuhtumiga, eks? Nii, et need 2 venda ründasid neid seal. Muhammad Fahim Ramazile on esitatud 4 kallaletungi süüdistust, sealhulgas 3 politseiniku vastu. Nüüd pean ma teile ütlema, et ma ei tea, kus teie üles kasvasite, aga seal, kus mina üles kasvasin, kui sa isegi natukenegi üritasid politseinikule haiget teha, natukenegi, või kui sa politseinikule vastu rääkisid, olid sa kohe hädas. Sa oli politseiniku korrakaitse vastu lugupidamatu. Kõik teavad seda. Need 2 sitta vandekohus otsustavad, et nad ei ole süüdi, sest nad ei suutnud otsusele jõuda. Kas saad aru?
Nad ei suutnud otsusele jõuda. Siin on veel üks salvestis, teine külg sellest. Vaata, siin ta on. Okei, ta hoiab teda tagasi. Kas sa näed seda? Ta hoiab teda tagasi. Ja siis ta lihtsalt bäm, wham, šmäk virutab talle näkku. Ja need kaks sitapead, vandekohtunikud ei suutnud välja mõelda, mis tegelikult juhtus. Kuidas? Ütle mulle, ma ütlen sulle, kuidas. Vaata neid. Vaata seda vandekohtunike kogu. me vabastame nad. Vaata seda. see vandekohtunike kogu ei suutnud pärast 19 tundi ja 48 minutit kestnud 5-nädalast kohtuprotsessi kumbagi süüdistatavat puudutavas küsimuses otsusele jõuda ning on nüüd vabastatud. kohus koguneb uuesti 29. mail, et prokuratuur saaks teavitada kohut sellest, kas menetlust jätkatakse. Enne järgmist istungit, mis toimub reedel 29. mail, ei ole kohane kommentaare anda. Kui 29. mail neid kahte inimest ei saadeta pagana Gulagisse või kuhu iganes selle eest, mida nad tegid, siis pole Ühendkuningriigi süsteemis õiglust, mida me tegelikult juba teame. Aga te kõik nägite seda. Bäm, bäm, šmäm, šmäm, bäm, bäm. Naispolitseinik ja vandekohus ei suutnud otsusele jõuda. Kas sa tead miks? Sest nad kardavad. Nad kardavad, et kõlavad rassistlikult. Nad kardavad, et need kaks inimest satuvad pahandustesse lihtsalt sellepärast, et nad on islamistid. Kuigi tõendid on olemas. Tõendid ei saaks olla selgemad, lihtsalt ei saaks. On mitu vaatenurka, mitu tunnistajat, kõik on selge. Nad vihastasid, nad lõid kedagi peaga, siis tuli politseinikud. Naine seisis seal, ta hoidis teda tagasi. Ta ei olnud tema suhtes vägivaldne. Ta lõi teda, mida veel keegi tõenditeks tahaks. Aga see ongi kõik. Kui sa tekitad inimestes piisavalt hirmu, et nad tegelikult räägiksid ja midagi ütleksid, siis oled sa sisuliselt manipuleerinud vandekohtuga. Ja see on vastik ja täielik farss. Ja 29. mail peab midagi paremat juhtuma. Midagi paremat peab juhtuma. Aitäh teie tähelepanu eest. Kas see on oluline?